räägin siis natuke, näitan ka seda raamatut, mis kas läheb maha nüüd. Lähed mamma juurde või vaata, mis teda tead seal. Jaha. Et raamatu eesosas on mul teoreetilisemad teemad, et kuidas siis vanasti lapsi potile harjutati, kuidas seda mujal maailmas tehakse. Ka muidugi põhjused, miks me üldse peaksime varakult alustama. Samamoodi, milliseid ettevalmistusi teha, missuguseid abivahendeid ennem soetada. Ja siis tuleb praktiline osa, kus on samm-sammult õpetus, kuidas titat potile harjutada. Siin on ka pildid sellest, et milliseid asendeid võiks, kuidas titat poti kohal näiteks hoida, et algul ei pea küll see potti kasutama, võib ka kauss olla. Ja siis on rohkelt selliseid soovitusi, nõuandeid, nippe, mida saab kasutada eri vanuses laste potile harjutamisel. Ja raamatu lõpuosas on minu enda 2 lapse potipäevikud, et Lucia oma on hästi täpselt kuude kaupa mul kirjutatud. Ja siis on veel 6 ema potitamise lood. Naljakas ongi see, et ma ei ole nende emadega ühtegi korda kohtunud. Täna on esimene kord, kui ma mõnda neist näen silmast silma, et me vahetasime kirju ainult e-maili teel. Et need lood on siin ilusti olemas, et ma loodan, ma tunnen need emmed täna ära ka. Ja kõige lõpus, raamatu lõpus on sellesama küsitluse tulemused. Et vastus on siis see, et Eestis alustatakse siis, kui laps on kuskil 13-kuune, aasta 1-kuune. Kui võrdleme siis teiste lääneriikidega, kus alustatakse kuskil siis 2-aastane laps. Et selline see raamat on ja ma tahakski tänada, ma loodan, et ma leian need enne üles. Ma nägin Liisat täna ka esimest korda, kes kirjutas varajasest potitamisest oma loo. Siis vist on Kaia meil siin. Kaia kirjutas oma loo. Ma ei tea, kas on Mari-Liis. Tervist! Jah, Mari-Liis kirjutas enda loo. Ja siis on meil siin Reet, kes oli nii tubli ja vaatas kõik mu peatükid läbi, et nii kui ma peatüki valmis sain, siis ma saatsin selle kohe Reedale. Reet luges läbi, tegi muudatusettepanekuid ja selline koostöö meil sujus väga hästi. Siis on meil pisike modell Elisabeth siin, tema emme Janeli, kelle pildid on siin raamatus. Ja Elli tädi Evelin on seal, kes tegi pildid. Ja kas vist on Evelin? Jah, üks, ma isegi ei ole ju kohanud, on tema pilt seal. Ja ka Evelini tütre pilt on raamatus. Ma ei tea, kas ma nüüd jätsin kellegi, ma ei tea, kes meil siin täna kõik on. Ja Anut loomulikult tahan tänada selle hea koostöö eest, mis meil oli. Ja et ta ikka lubas kõik need muudatusettepanekud vastu võtta ja need läbi viia. Jah, suur tänu teile kõigile, ja kindlasti ka tahan tänada neid vanemaid, kes küsitlusele vastasid ja seda küsitluse linki levitasid. Ja nüüd mul tuli meelde, et Kadi filmib. Kadi luges läbi need teemad, mis meditsiini puudutasid ja tegi ka ettepanekud, mida muuta või mida täiendada. Suur tänu teile kõigile!